No ma tunnen seda, ma arvan, mida paljud meie inimesed tunnevad, et ju need olid 80. aastate keskpaik või lõpp, kui oli esimest korda vanematega võimalus käia Soomemaal, sealt edasi spordivõistlustel. Kindlasti Soome on Eestile väga lähedane, me siin Läänemere kaldal koos oleme, meie kultuuriline sild on tugev, meie turismisild on tugev, majanduslik sild on tugev, meie riikide suhted on väga head. Ma soovin tegelikult Eestile ja Soomele järgnevaks 100 aastaks, et me üheskoos edasi läheksime. Aga rääkides sellest tunnelist, mis ühendaks Tallinna ja Helsingi, mis te sellest arvate? Ma arvan, et see tunnel saab iga päevaga järjest rohkem ja rohkem, ütleme, sellist potentsiaali, et ühel päeval selline kahe linna ühenduslüli tunneli näol sündida võib. Selliseid tunneleid maailmas tegelikult on olemas ka näiteks Türgis, kus Istanbulis ma käisin, ühendab siis, ütleme siis Aasia ja Euroopa poolt tunnel, mis on 5,5 kilomeetrit. Nii et tehniliselt see tunnelit on kindlasti võimalik ehitada. Küsimus on, missugune on see finantsiline siis skeem, finantsiline lahendus asjal. Aga ma arvan, et ühel hetkel selline ühendustee Helsingi-Tallinna vahel kindlasti tekib ja siia aitab päris palju ka kaasa Rail Balticu tekkimine. Mis on kõige, ütleme, meeldejäävamad hetked, mis on meil järgmised aastast, kui Eesti saab 100? Ma arvan, et Eesti 100, see on ju väga paljud üritused üle Eestimaa. Eesti 100 tähendab väga paljudes Eestimaa just külades tähistamist. Eesti 100 tähendab lastele pillede kinkimist, tamme alleede istutamist. Eesti 100 tähendab raamatute väljaandmist. Ta kindlasti on hõlmatud üle kogu Eestimaa ja siin juures on hea meel kummardada meie kõigi riigi elanike ees ja öelda suur tänu, et Eesti on nii kaugele jõudnud.